tere armsad kuulajad ja vaated, mina olen Kristiina Metsala. Ja mina olen Naatan Metsala. Ja see on meie podcast Vahejaam, kus me räägime kristlikust elust, usust, jumalast, meie kogemusest usueluga ja kõigest sellest. Ja täna me tahame rääkida sellisel eriti olulisel teemal nagu päästmine ja päästetud saamine. Ja see episood on mõeldud nii uutele kristlastele kui vanadele kaladele, kui ka inimestele, kes ei ole mitte kunagi jumalast, päästmisest, kristlusest ja asjadest üldse mitte midagi kuulnud. Nii et me teeme lahti ABC sellest kõikidest asjadest, aga vastame ka lõpupoole ära sükesed üldiselt levinud arusaamad, küsimused ja kõik süksed võib-olla mõtted ka. Nii et igatepidi tuleb üks sisutihe hea episood. Aga alustakski esimesest kõige olulisemast küsimusest. Miks me vajame päästet? Roomlastele 3.23 ütleb, et sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Ehk siis me kõik oleme pattu teinud. Isegi kui sa arvad, et sa ei ole patustanud, siis sa oled naguniigi kedagi taga rääkinud, naguniigi valetanud, naguniigi mingit pattu teinud. Teiseks, Roomlastele 6.23 ütleb, et sest patu palk on surm, aga Jumala armu anda on igavene elu Kristuses Jeesuses meie issandas. See tähendab ka seda, et meil on siis päritud patt, et oli originaalne patt, mida siis tegid Aadam ja Eeva ja kui nad sõid keelatud vilja ja sellega nad tegid siis seda originaalset pattu ja selle me ka pärisime ja seda võib mõelda kui koogivormi, mis on näiteks mõlgi saanud ja kui sa selle mõlgise koogivormiga teed kooke, siis kõik ülejäänud kookid tulevad ka mõlgiga et sarnaselt ka sellele me oleme pärinud selle patu endale, me oleme sündinud patustena. Ja kuna me oleme pärinud patu ja me kõik ka oleme teinud mingit pattu, siis on probleem. Sellepärast, et taevasse saamise kriteerium on tegelikult see, et me oleme puhtad ja patuta. Aga keegi meist ei ole seda. Ja siin on nüüd üks süke lõhe. Täpselt nii, sellepärast, et varem või hiljem me kõik sureme. See maailm lihtsalt on niipidi ehitatud, mõned varem, mõned hiljem ja siis, kui me sureme, siis meid ootab ees ühel hetkel kohtumõistmine ja see tähendab siis seda, et Jumal otsustab selle üle, mis meist edasi saab. Nüüd süke ekslik arvamus on inimestel, et see maailm ongi kõik, tegelikult me oleme inimesteni igavesed olendid, me oleme lihtsalt ajutiselt siin ja nüüd küsimus on, kui sa vaatad ise ennast kui igavesed olendid, kus kohas sa oma selle igaviku veedad. Ja sina ei ole ise see, kes enda eest otsustab selle, Jumal otsustab selle sinu eest ära. Nüüd see ongi see, kus patu roll võib-olla kõige rohkem tuleb määravaks, sellepärast, et kui me ära sureme ja me oleme patused ja pattu teinud ja meie register on täis kõiki meie eksimusi, sellega me paradiisi ei pääse. Ja vaata, see ongi nüüd see suur probleem, et meid ei päästeta mitte ainult patust või pattu tegemisest, meid tegelikult päästetakse Jumala igavesest kohtumõistmisest, mis võib olla, mis on nii palju tugevam ja suurem ja halastamatult oma standardilt, täpselt nii nagu sa ütlesid, et meil on vaja abi, et ise vastata sellele puhtuse standardile. Ja see on see, millest meil tegelikult üleüldse päästetakse ja miks me vajame nagu päästet. Ja Roomlastele 5.8 ütleb, et Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ehk siis Jumal armastas maailma nii väga, et ta ei hävitanud lihtsalt kõiki inimesi ära, kõik oma loodut ära, vaid otsustas anda ühe päästetee, ühe sellise lüli, mis peseb meid puhtaks ja saab meid viia Jumala ette. Ja see Jumala armastus väljendus selles, et ta andis oma ainusündinud poja Jeesus Kristuse, kes siis suri kõikide pattude eest. Ja Jeesus tuli siia maailma, ta võttis inimese kuju, ta sündis neitsist ja elas siin maailmas täitsa tavalist inimese elu. Ei sündinud kuninga peres, vaid täiesti tavalises peres, sündis laudas, õppis puussepaks ja nii edasi. Ja kui ta oli umbes siis 30. ringis, siis hakkas tema nii-öelda selline teenistus pihta. Ta lasi ennast ristida, ristija Johannesel Jordani jões ja siis vaim viis teda kõrbe, kus siis kurat ka teda kiusas, pakkudes talle kõike ja kõik testid, mis talle ette visati ahvatlusega pattu teha, ta keeldus. Ja ta oli täiesti puhas, täiesti ilma patuta ja ta kutsus endale jüngreid, 12 jüngrit, aga neid sai olema meeletult palju rohkem. Ja ta läks ja kuulutas Jumala sõna, ta õpetas inimesi, tervendas neid, ta ravis haigeid, ajas välja
kurja vaime, tõi inimesi surmast tagasi, aga patupalk surm oli ikka veel alles. Ja kuna patu süü tähendas surma, siis selleks, et oleks pääste, pidi ka Jeesus surema. Pidi surema keegi täiesti puhas ja patuta. Ja täiesti täiuslik ilma patuta Jeesus pidi surema, et oleks kinni kaetud see patupalk surm. Ja sellepärast öeldakse ka kristlikus keskkonnas, et Jeesuse vere läbi on meil pääste, sest et Jeesuse veri ja tema surm maksis kinni selle patu hinna. Ja Jeesus suri, et kõik, kes Jeesusesse usuvad, saaksid päästetud ja surm ei mõjutaks neid enam. 3. päeval siis tõusis Jeesus surmast ülesse ja see oligi märk sellest, et surm sai alistatud. Ja surm ei valitsenud enam tema üle ja igaüks, kes usub Jeesusesse, saab ka selle pääste, et surm ega patt ei valitse meie üle. Amen. See tegelikult on meeletult rõõmus uudis, sellepärast, et see kohtumõistmine, millest me just rääkisime ennem, sellest ei ole mitte kellelgi meist pääsu, aga näed, nüüd meil järsku tekkis see pääsetee. See ongi rõõmusõnum ja sellepärast Jeesus Kristusest tuligi välja maailma kõige suurem religioon, kristlus. See on ka see, miks me siin oleme, miks me sellest kogu aeg räägime ja jahume kogu aeg seda. Sest see on nii meeletult oluline asi. Terve sinu igavik sõltub sellest, mis otsused sa täna teed selle peale, kui sa oled seismitsi selle otsusega, et sinu igavik sõltub sellest, mis otsuses sina täna teed, teades, et Jumal ootab teisel pool. Ja tema käes on see võti, kummale poole ja kuhu sa lähed oma igavikku veetma. Aga ta on andnud sulle ka pääsetee ära sealt. Siis on aeg see pääsetee võtta. Kuidas keegi saab siis üldse päästetud? Roomlaste 10.9 ütleb väga lihtsalt, kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga ka tunnistatakse päästeks. Ja see ongi põhiline sõnum, siin ei ole midagi keerulist. Ja mida me mõtleme selle kirja koha all nüüd? Üks asi on see, et sa usud, et Jumal äratas Jeesuse ülesse. Võib-olla sul on kindel ilmutuslik teadmine selle kohta, usaldad piiblis, mis piiblis kirjas on, siis võid võib-olla uurida selle kohta, mis teadlased ja ajaloolised on avastanud ja kirjutanud ning leiad, et näed, et täiesti mitte juudid isegi kirjutasid selle sündmuse kohta ja nii edasi ja sa saad nagu kinnitus sellele. Või loed lihtsalt piiblist, mida kõike vägevat Jumal on juba teinud, nii et surnust üles äratamine pole mingi probleem Jumala jaoks ja selge, usun. Aga nüüd see nagu teine osa või siis pigem see esimene osa sellest on see, et sa suuga tunnistad, et Jeesus on issand. Ja see tundub nii lihtne asi, et ma lihtsalt ütlen, et Jeesus on issand ja nii ongi, et nüüd ma olen päästetud siis või miskit sellist või. Tegelikkuses tunnistuse andmine, mitte lihtsalt suvaline asi, mida öelda, et sa tunnistad seda, mida sa usud. Näiteks abielludes. Kui on laulatus, siis sa pead ütlema oma jah-sõna. Ja see ei ole ka suvaline asi, mida sa ütled, et jah, tavai, abiellume siis on ja. Ei, see on see, et sa tunnistad kõikide tunnistajate ees, kõikide teiste inimeste ees, et jah, see on see inimene, keda sina lubad kõigi nende ees hoida, armastada. Sina lubad hoida nii heas kui halvas ja sa annad oma tunnistuse kõigi ees. Ja see ei ole tühjalt antud lubadus, vaid sa tunnistad seda. Ja päästmisega on ka nii, et sa annad tunnistuse nüüd sellest, et Jeesus on issand. Sa deklareerid seda. Just täpselt. Ja selle deklaratsiooniga tegelikult, mis juhtub, on see, et täpselt nii nagu abieluga muide, mis ongi väga hea võrdum sellest, sa astud tegelikult lepingusse Jumalaga ja mis siis nii nagu igal lepingul, nii nagu ka abielus, sul on oma õigused ja sul on kohustused, eks ole. Sul on, ja me alati tahame teada boonustena rohkem, eks ole, sul on Jumala sõna ehk siis piibli alusel lubatud kaitse, igavene elu, arm ja Jumala armastus, eesmärk elus, kõik juhtimine, kõik terve müriaad boonuseid ja selliseid pakette, mida Jumal aitab sind siin elus ja see ongi selline asi, et kui ma ütlen, need on kõik sellised väga vinged ägedad asjad, kuidas Jumal aitab sind ise siin elus elada. Et see ei ole ainult igavene pääste, see on ainult patust eemaldamine, sellega nagu kaasneb see ka, et Jumal on sinuga sinu igapäeva elus kaasas tegelikult ja see on meeletult äge, see on lahe, sellepärast et su elu muutub meeletult sellest. Nüüd teise asjana on see, et sul on küll kohustus ja see kohustus on see, et oma parima võimekuse juures sa elad oma elu Jumalale meelepäraselt, mis tähendab seda, et sa
tahtlikult ei patusta, sa ei lähe Jumala seadustega vastuolla. Ja see tunnistus, see, et sa tunnistad, et Jeesus on sinu elu issand, see ei tule ka enamjaolt nagu tühjast kohast, vaid et sellele eelneb enamjaolt meelepärandus, et sa saad aru, et sa ei taha elada nii, nagu sa oled elanud ja sa tahad teha seda kannapööret, seda 180 kraadi pööret Jumala poole ja sa tahad oma patuse ja vana elu maha panna, kõrvale panna ja valida nüüd tee Jumalaga. Täpselt nii. Mis on sellises päästetud saamise protsessis koht tegudel? See on nüüd väga oluline asi teada, sellepärast, et isegi kui me oleme pattu teinud ja päästepalve lugenud, siis meil on ikkagi võimekus eksida ja meil on oluline vaadata, et meie teod vastaksid sellele, mida Jumal ootab, et me nagu käituksime ja teeksime. Mis tähendab seda, et me ei tohi enam tahtlikult valida teha pattu ja me ei tohi enam tahtlikult valida Jumalaga vastu olla minna, mis tähendab, et me ei valeta, me ei varasta, kõik siuksed asjad, eks ole. Ja seda me kõik õpimegi piiblist, kuidas ja mida me peaksime tegelikult tegema, et olla Jumalale meelepärased. Ja on võib-olla vahepeal mingisugune arusaam, et üritatakse oma tegudega päästet välja teenida, et näed, Jumal, ma olen selline tubli, puhas kristlane, et nüüd ma ju väärin sinu armastust ja ligiolu ja päästet, on ju. Aga tegelikkuses me peame endale alati meelde tuletama, et meil ei ole tegemist käsureligiooniga, vaid meil on tegemist lunastusreligiooniga. Ja Efeslastele 2, 8. salmist alates ütleb nõnda, sest et teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest et meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Ehk siis, nagu siin ütleb ka, et mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sellepärast, et on ikka inimesi, kes kiitlevad, kui vagad ja tublid nad on ju. Aga Jeesus ütleb väga huvitavat tähendussõna tegelikult selliste inimeste kohta, kes kuidagi peavad ennast teistest paremaks. Ja Luuka 18 peatükk seletab seda siis 9. salmist alates, et mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus sellise tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas varisel endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nii sugune nagu muud inimesed, röövjad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan, aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ehk Jeesus ei tolereeri seda mõtet, et sa oleksid iseenesest õiguslik või õige. Sa oled ainult läbi Jeesuse ja see alandlikkus on märksõna ka päästetud saamisel, teenimisel, tegudel. Enne kui sa pole alandlik, sa ei suuda omada seda südame hoiakut, et reaalselt tulla Jumala juurde. Sest et tuli see, kes oli küll tölner, aga ta oli nii alandlik, ta sai aru oma patususest ja Jeesus ei taha näha meie suursuguseid vingeid tegusid, vaid ta tahab näha meie südant, mis tuksub Jumalale. Jaa, täiega ja me ei saa välja teenida oma enda päästet kuidagi tegudega, see on meeletult oluline seda meeles pidada. Aga sellegi poolest ma küsiks sult võib-olla niipidi, et kas siis tegudel kristlusel või usu juures või isegi selle juures, et meie eest on nagu see pääste välja ostetud, kas siis meie tegudel ei ole mitte mingisugust kohta või mitte mingisugust panust siin elus? Ikka on. Nagu Piibel räägib meile ka, et usk ilma tegudeta on surnud. Ja vahepeal, nagu keegi ütles mingi väga hea lause, et evangeeliumi kuulutamise kohta, et ma kuulutan evangeeliumit ja kui häda vajalik on, siis kasutan ka sõnu.
aga et see näitabki seda, et meie nagu headel tegudel on väga suur roll inimeste abistamisel ja evangeeliumi kuulutamisel ja head teod, mis tulevad puhtast südamest, on nii palju rikastavad. Ja mõned kirikuisad on ka argumenteerinud isegi, et pärast Jeesuse juurde tulekut tekib üldse inimestel see soov teha head, see sisemine soov teha head. Täiega. Ja sellepärast, et me mõnikord isegi, kui sa oled nagu patu sees ja patu keskel, sa vaatad väga mina keskselt maailma, eks ole. Aga Jumal vabastab sind sellest perspektiivist, et sa ei vaata ainult iseennast ja oma maailma, sa näed järsku seda suuremat, laiemat pilti ja sa soovid anda oma panuse selleks, et maailm oleks parem koht. Ja sa hakkad tegema asju, mis on kasulikud mitte ainult sinule, vaid üleüldiselt kasulikud. Ja su sisse, nagu sa ütlesid, tekib see soov teha neid asju. Ja see on nagu naljakas, sellepärast, et enne päästetud saamist sa võib-olla üldse ei saagi aru sellest. Sa võtadki vaatad, et miks need inimesed käivad kirikus, teevad tasuta tööd, teevad mingid, no nagu kõik käiks kogu aeg mingi heategevusorganisatsioonidega, nagu absoluutselt mõistetamatu, et miks nad nagu nii fanatid on selle juures. Aga see ongi see, kuidas Jumala armastus tegelikult peegeldub inimeste läbi, mida Jumal teeb inimeste sees, et inimestele tekib see soov olla selline. Mis on siis päästetud saamise tulem? Pärast päästmist sa oled Jumala peres sees. See tähendab seda, et me otsime taga seda Jumala armastust oma elus kogu aeg ja me ühtepidi otsime seda, aga teistpidi me kajastame seda täpselt samamoodi. Ja me hoiame häid suhteid teiste kristlastega, sest meil on usuõed ja usuvennad, kellega me suhtleme, kellega me oleme osaduses, kes jagavad meiega seda perspektiivi arusaama ja hoiakut maailma suhtes. Ja me selle läbi muide leiame ka sihukese kommuuni elemendi endale, mis on meeletult oluline väärtus ka meile kui inimestele üleüldiselt. Aga mis on veel midagi, mida me saame siis sellest, kui me oleme päästetud? Siis on uuesti sünd. Nagu Jeesus ütles, et sa ei lähe tagasi oma ema üsasse ega sünni uuesti, vaid uuesti sünd tähendab uue loomuse saamist. Ja Tiitusele 3.4 räägib sellest, et, ja sealt edasi ka, et kui aga Jumala, meie pääste heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid, mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaks lootuse põhjal. See räägib väga hästi igavesest elust ja see räägib väga hästi sellest uuesti sünnist, kuidas meid uuendatakse püha vaimu kaudu, et Jumal täidab sind oma vaimuga ja uuendab sind ja see annab sulle uue elu. Sest et kristluses juba huvitav nagu eripära teistest religioonidest on suhe Jumalaga. Ja see on nii eriline ja omane ainult meile kristlastele, et meil on suhe oma Jumalaga ja selline armastav suhe. Ja isegi näiteks moslemid on üritanud seda üle võtta ja hakanud rääkima ka, et neil on ka suhe Jumalaga, kuigi see käib täiesti vastuollu nende teoloogiaga. Tegelikkuses see on ainult omane meile kristlastele, et meil on armastav suhe oma päästjaga. Ja tänu sellele lunastusele ja tänu sellele, et Jumal on meid armastanud, meil on võimalus saada puhtaks ja meil on võimalus läbi Jumala elada ka puhast elu. Täpselt nii kusjuures. Ja vaata, kui me päästetud saame, sellel hetkel võib juhtuda erinevaid asju. Võib juhtuda see, et kui sinu sees on olnud mingit pattu, mingit sükest sisemist soovi kogu aeg mingi räpasuse, patu või kurjuse poole kalduda. Sa oled näiteks kinni, sa oled alkohoolik või sa oled kinni pornograafias või sa oled suitsetaja või sa tahad ränk kleptomaniak või mis iganes, mida iganes sa tunned, et sina oled oma elus valesti teinud, mis nagu hävitab sind seesmiselt ja sa tunned seda täpselt samamoodi ka, siis kui sa oled päästepalve ära teinud, siis Jumal ütleb sulle tegelikult ja annab sulle sisse selle võimekuse mitte enam teha seda ja mitte enam olla selline. Ja see on meeletult oluline sellepärast, et mõnikord see juhtub muide hetkega, päästepalvega, et inimene on alkohoolik 20 aastat, teeb päästepalve, kordagi ei joo enam elu jooksul. Ja see on täiesti imeline, seda juhtub muide kogu aeg. Ja teine asi, mis võib juhtuda, või teistpidi, kuidas see võib juhtuda, on see, et jah, sa tahad veel minna pattu, jah, sul on see sisemine tung, sa tunned seda, sa pead sellega võitlema, aga su sisse tekib meeletu soov mitte seda enam teha. Ja jällegi muide, see on nüüd siuke naljakas asi, et
kristlased võivadki pealt näha niisugused kahtlased, sellepärast et ühtepidi nad ütlevad, et nad ei taha pattu teha, siis nad lähevad ja teevad pattu, on ju. Ja ometigi see tegelikult tuleneb sellest kohast, et su sees käib see võitlus ja sa proovid, sa oled nagu teekonnal liikumaks sinna poole, et sa enam ei teeks seda pattu. Ja see on hästi oluline, sest et need teekondi on erinevaid, need on eri pikkustega ja meie kui kristlaste see kommuuni element, see perekonna element on see, et me toetame üksteist sellel teekonnal. Ja me ütleme, et hei, mäletad, sa ei ole enam patune, sa ei pea enam olema selline, Jumal on sinu lunastuse juba ostnud, sa saad puhas olla läbi tema, ära ole enam selline. Ja me toetame, me aitame, me hoiame üksteist tee peal ja läbi nende sükeste tugeda, läbi Jumala sisse antud võimekuse ja selle toe me saame täiesti vabaks nendest asjadest, mis meid võib-olla tagasi hoiavad. Ja sõltuvused langevad, me kutsume neid ahelateks, sõltuvused langevad, ahelad langevad, kõik, mis on kuri ja meid kinni hoiab elus, kaotab oma võimekuse meid kinni hoida. Sest kui sa Jumalaga osaduses oled, sinu sees on nii tugev valgus, et see mustus sulab sealt ümbert ära. Jaakobuse 4, 7 ja 8 ütleb niimoodi. Alistugi siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud. Palu tarkuse ilmutuse vaimu mõistmaks Jumalat ja tema sõna. Minu arust väga ilus alus selleks, mida sa pead tegema, kui sa oled värskelt päästetud või oma elu Jumalale andnud. Nii et meil on patuahelatest vabanemine, uuesti sünd, muudetud elu, igavene elu, sa elad igavesti oma Jumala ja Jumala rahvaga ja päästetud saamine ongi tegelikult nii lihtne, seda ei ole vaja kuidagi keeruliseks ajada, oma suuga tunnistad, et Jeesus on Jumala poeg ja südames usud, et ta äratati ülesse. Ka nüüd, kallis, ma arvan, et on õige koht minna edasi selle palve enda juurde. Esmalt tunnista oma patud Jumala ees ülesse, palu andeks oma pattude pärast ja tee oma palved täpselt nii, nagu oskad. Et palved, mis tulevad südamest ja tahavad Jumalas muutust, ei saa olla valed palved. Too oma patud esmalt Jumala ette ja pane need Jumala ees maha ja võid korra video pausile panna, selle palve ära teha. Ja siis teeme koos edasi päästepalve. Täpselt nii. Pattu tunnistamisel ongi kõige olulisem, et see oleks ehe ja sinu südamest. Nii et nägusid siin ei pea tegema, siin sinu ja Jumala vahel. Ja lähme päästepalve juurde. Teeme päästepalve koos, see ei ole mingi spetsiifiline, et ainult nii palvetades tehakse päästepalve. Võib ise ka kuidagi, võib muud moodi. Vahepeal lihtsalt aitab, kui on olemas selline konkreetne ja kindel palve ja moment, et vot nüüd täna see kuupäev, said tehtud päästepalve ja said päästetud. Kallis Jumal, me tuleme sinu ette. Ma palun, et Jeesus tule minu südamesse ja ole minu elu issand. Ma tunnistan oma suuga, et sina, Jeesus, oled issand. Ja ma usun oma südames, et Jumal äratas sind, Jeesus, üles surnuist. Ma valin järgida sind. Aitäh, et oled mind päästnud. Amen. Nii lihtne see ongi. Tere tulemast perekonda. Absoluutselt. Edasi on ainult ülesmäge. Aga nüüd küsimused päästmise kohta. Okei. Alustame kohe kõige olulisemast. Kas ma kõige lihtsam ja kõige olulisem küsimus? Kas päästetud saab ainult ühe korra või ma peaksin seda rohkem kui ühe korra oma elus tegema? Päästmispalvest, kui sa just tahtlikult ära ei pöördu Jumala juurest ja ei lähe otseselt vastu olla sellega, et mingil eluetapil sa tunned, et okei, ma täiesti meelega mässan selle vastu, mis on Jumal, mis on kirik, mis on kõik see, mis on kogudus ja Jumal antud käsud, siis ei, piisab täitsa sellest, et sa teadlikult ja tahtlikult teed selle ühe päästepalve ja sinu ülejäänud elutee on elatav koos Jeesuse ja Jumalaga. Vahet pole, kas see on siis järgmised 20, 30, 40, 50, 60 aastat, üks päev, mida iganes. Et piisab sellest ühest küll
sest et see, mis edasi nüüd tuleb, on sinu ja Jumala pikk teekond, mis lõpeb. Ei lõppegi, nali selles, sest et see on igavikuline. Aga mis me arvame sellest ükskord päästetud, alati päästetud? See on nüüd väga hea, sest et mõned teoloogilised hoiakud räägivad sellest, et sul ükskõik mida sa teed, sul ei ole võimalik oma päästet kaotada. See tähendab seda, et isegi kui sa tahtlikult lähed patustama, siis Jumal on sulle juba, sa oled juba taevas sees, et ela nagu tahad, kõik on hästi. Mina vastaks sellele väga hästi ühe kirjakohaga, mille kirjutas Heebrea kirja autor. Ja Heebrea 6, 4-6 ütleb meile nii. On ju võimatu neid, kes kord on olnud valgustatud, kes on maitsnud taevast andi ja saanud osa pühast vaimust, kes on kogenud Jumala head sõna ja tulevase ajastu vägesid ning ometi ära taganenud. Neid on võimatu uuendada jälle meeleparanduseks, sest et nad on iseendi kahjuks, löövad Jumala poja risti ja teevad ta naeruks. Nüüd see on väga-väga oluline sellepärast, et ta räägib siin küll juutidele, aga see mõte on täpselt see sama ka kõikidele kehtiv. Ehk et see mõte selle juures on see, et kui me oleme osa saanud Jumalast, me näeme seda head elu, me näeme seda igaviku perspektiivi, me näeme Jumala headust oma sees ja oma elus ja me tahtlikult lähme sellest ära. Me ütleme Jumalast lahti, ütleme head aega kõigele sellele. Siis ei piisa sellest, et sa proovid nii-öelda protseduuriliselt ennast puhastada, nagu sa oled alati seda kristlasena teinud, vaid et sul on vaja uuesti tahtlikult pidada, võtta see päästepalve vastu ja nagu tunnistadagi seda, et sa oled ekslikult eksinud Jumala vastu. Ehk et sul on võimalus kaotada oma pääste. Sellepärast, et muidu Heebrea kirja autor ei hoiataks meid selle eest, et kulge, kui te niipidi teete, siis te lööte oma enda messia nagu naerualuseks. Ja sellega, kas sina tahad olla naerualune või? Ma arvan, et Jumal ka mitte, on ju. Ehk et ma ikkagi eeldaksin selles osas, et meil on nagu võimekus teda koostada, teha naerualuseks ja selle läbi ka teda meeletult vihastada, solvata ja endast eemaldada ka. Ja ise ennast eemaldada temast muide. Nii et mina vastaksin sellele küsimusele niipidi, et see on võimalik kaotada küll oma päästet. Aga vaatame edasi järgmisi küsimusi ka. Et mis point on sellel päästmisel üleüldse, kui ma nagu nii pattu edasi teen. Sest nagu me juba rääksime ka, et isegi et me teeme päästepalve ära, meil on olemas see patune loomus, meil on olemas see soov pattu teha, eksida, nii edasi. Et kui meil on kõik see veel nagu natukene alles, mingil määral enda sees, mis mõte siis sellel nagu on? Su vana loomus jääb ikka alles. Ja seda on vaja risti lüüa pidevalt. Vana loomus sureks siis ära, kui meie siin sureme. Sellepärast, et kuniks me elame siin patuses maailmas, siis meie vana loomus jääb ikkagi alles. Et me võime olla uuesti sündinud, uuesti loodud, aga meil on ikkagi see süke vana loomuse pool alles. Ja seda Paulus räägib ka sellest Roomlaste 7 näiteks, sest et ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan, on ju. Sellepärast seda vana loomust on vaja risti lüüa pidevalt, iga natukese aja tagant ta pistab oma pea jälle välja ja siis tuleb see jälle taguda maha. Ja sellepärast me räägime kaagi sellest otsuse tegemisest, et sa iga päev otsustad valida Jeesuse, sa iga päev otsustad olla sellel kitsal teel ja valida Jeesuse kasuks ja valida, et sa paned oma silmad iga päev Jeesusele. Täpselt nii. Ja vaata see saladuse nipp, mis me juba nagu ette varakult kohe ära anname, on ka see, et me ei tee neid asju oma enda võimekusest, me teeme neid asju tänu sellele, et me oleme koos Jumalaga. Mis tähendab seda, et me loeme sõna, me palvetame, me hoiame pidevat ühendust Jumalaga ja selle läbi me suudame elada enam-vähem patuvabalt ja liikuda kogu aeg sinna paremuse suunas. Aga kas päästmine on protsess või on see ühekordne tegevus? Vot see on väga hea küsimus ja ma arvaks, et see õige vastus siinkohal on, et ta on natuke mõlemat. Ma ütleks seda niipidi, et selle esmase otsuse päästmise kasuks ja selle igavese elu sissepääsu me saame siis, kui me teeme selle otsuse anda oma elu Jumalale ja loeme selle päästepalve. Täpselt nii, nagu me selles episoodis ka tegelikult praegusel hetkel lugesime ja ka tegime iseenda eludes ka.
nüüd see ei tähenda seda, et meil, nagu me juba rääkisime, see ei tähenda seda, et meil ei ole võimekust ära langeda tegelikult pattu. Et meil ei ole võimekust üldse ära pöörduda. Piibel isegi räägib mingisugusest lõpuajastust, mis üks hetk maailma lõppu ootab ja seal ta räägib, Jeesus isegi ütleb, et väga suur hulk kogudust pöörab temale selja ja läheb ära. Mis tähendab seda, et seal on nagu tahtlikult ette näidatud seda, et inimesed lähevad tema juurest minema. Mis tähendabki seda, et meil on võimalik kaotada seda päästet ja need kaks asja kokku pannes ongi kokku siin see süke suurem pilt. Me teeme selle esimese otsuse ära, aga selleks, et püsida selle otsuse juures õigesti terve enda elu vältel, mis on väga pikk aeg, olema aus, meil on vaja oma tegudega nii-öelda püsida selles armus ja selles, mida Jumal meie elu jaoks on nagu näinud. Aga see on väga raske küsimus, ma ütlen sulle kohe, see on väga raske küsimus ja ma küsiks siinkohal, mis sa arvad sellest täpselt samamoodi? Ja mõlemat on õige vastus. Ei, mõlemad. Selles mõttes, et mõned usuvad, et on ainult protsess, mõned usuvad, et see on ühekordne tegevus, on ju. Jeesuse surm ristil on tehtud asi. Seega, kui sa võtad Jeesuse oma elu issandaks, siis sa saad päästetud. See on tehtud, sa võtsid selle pääste vastu. Nüüd, mida mõeldakse päästmise all kui protsess? Päästmine on nagu siuke nagu puhastusprotsess, mis kestab elu lõpuni. Me võime kalduda sinna laiale teele ja nii edasi. Ja see päästmine on nagu selles mõttes protsess, et see puhastusprotsess on pikaaegne ja see tuli debatiks enam ei olnud selle pärast, et näiteks mingisugused Peetruse ütlused vanades tõlgetes olid tegelikult tähendasid mitte päästetud mineviku vormis, vaid päästetakse nagu siuke kestev vorm. Ja kestev, täpselt. Näiteks 1. Korintus 1.18 eestikeelses piiblis on see olemas selles versioonis, et jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. No siin võib mõelda ka tuleviku vormis seda, on ju. Aga jah, et mõndades kirjakohtades on nagu leitud, et algtekstid räägivad päästmisest kui protsessist, mitte nagu tehtud asjast, aga selles mõttes ta on nagu, jah, et selles mõttes see võib olla natukene seda protsessi, aga põhiliselt on ühekordne. Jah, ma arvaks ka niipidi on see tegelikult selles mõttes õige, et see päästetud saamise otsus on ikkagi see päästepalve tegemine ja see Jeesuse enda elu issandaks tunnistamine on see, mis avab meile ukse igavesse ellu, on ju. Lihtsalt meil on võimalik minna nii sügavale pattu tagasi, et me ka tahame sellest lahti öelda. Aga võib-olla, kui sa oled uus kristlane ja sa oled saanud päästetud, on ju, et mis on sellised samm-haaval asjad, mida võiks nüüd edasi teha? See on väga hea küsimus. Kindlasti tasuks sul võtta ühendust endale meelepärase kirikuga ja kogudusega. Ja see on sellepärast vajalik, et see on uus maailm. See on hea, kui sul on natukene toredam juhataja või keegi kommuun, kes sind toetab, inimesed, kes sind juhatavad ja aitavad ja vastavad su küsimustele. Kirikuid on erinevaid. Meie ei ütle sulle, et ole kindlasti sinna kogudusse, kus meie oleme. Mine sinna, mis on sinu kodule lähedal, kus sa tunned, et see on ju, Google'da, vaata, otsi. Teine asi, osta endale piibel. Kui sa piiblit, ja füüsiline piibel on muide väga hea asi, ma soovitan, sellepärast, et see... Või küsi kogudusest. Või küsi kogudusest, muideks on ka väga hea point. Ja täpselt. Ja see mõte just füüsilise piibli puhul on see, et siis sul ei ole mingeid muid sükist segavaid faktoreid, näiteks kui see telefonis Piibel.net on ka olemas ja telefonis saab lugeda ja arvutis saab lugeda kõike, aga me ju kõik teame, et seal on kõike muud ka, et sotsiaalmeedia, uudised, YouTube, mida iganes. Kui sul on füüsiline raamat, siis seal ei ole reklaame, mis sind segavad näiteks. Sa saad lugeda seda rahulikult nii, et miski ei sega. Ja siis on hästi olulised asjad, mis sa peaksid koheselt lugema. Esiteks on Rooma 8. peatükk. See seletab sulle väga ilusasti lahti, mis on selline pääste alustala, mida sa peaksid tegema ja mis asjad sinule nüüd kuuluvad inimesena. Teine asi, mida sa peaksid kohe lugema, on ära alusta kohe esimesest leheküljest, alusta evangeeliumitest. Need on Uue Testamendi esimesed 4 raamatut, neid on 4 tükki. Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumid. Need räägivad Jeesuse elust, sellest, kes Jeesus oli ja kuidas üldse, ja tema õpetustest tegelikult.
et kui sa loed neid ja näiteks seda Rooma 8, sa saad kätte nagu väga suure perspektiivi. Sealt edasi jätka ja loe Uut Testamenti, 6 testament on läbi, mine vanasse ja hakka lugema seda tausta, kust see kõik tuli ja miks see vajalik on ju. Ja mis seosed seal tegelikult juutluse ja kõige sellega on ka edasi on ju. Aga et see kõige põhilisem on Uus Testament, sest me elame Uue Testamendi ajas. Ja kui sa oled uus, värskelt usule tulnud inimene, siis on nagu Uus Testament see kõige olulisem asi, millest nagu kinni hoida ka on ju. Isegi vanad kalad, me loemegi Uut Testamenti kogu aeg, et nagu meelde tuletada ja säilitada seda, et jaa, see käib niipidi. Ja see on väga, väga vajalik ja hea asi. Siis kolmandaks, palveta. Palveta, räägi Jumalaga. Ole aupaklik, ole alandlik, sa räägid ikkagi maailma loojaga. Aga õpi teda usaldama. Jaga talle oma elu, lihtsalt oma toas, silmad kinni. Me kutsume palvekambriks seda. Istu maha ja ütle talle Jumal, ma olen siin, ma tahaksin sinuga jagada sellest. Mul on siin valus, aita mind siin, juhi mind siin, ma ei tea, mida teha. Ükskõik, mis sul südames on ja mis sul tuleb. Hakka vaikselt seda harjumust enda sisse rajama, et sa õpid rääkima Jumalaga kõigest oma elus. Ma arvan, et see on väga hea algus. Me väga loodame, et see episood täitis oma eesmärki ja tõesti aitäh Jumalale, et sa töötad läbi kõige selle. Aamen. Ja aitäh teile, et te kuulasite. Ja teadke, et meie armastame sind, aga Jeesus armastab veel rohkem ja näeme juba järgmine nädal.